neid võrgustikke väga palju, mille vahetusel, et jäädvustada oma teekonda treeningutest, toitumisest, kuludest, tulemustest ja nii-öelda mitmest spetsiifikast. Olen varasemalt tutvust teinud oma kehatüübiga juba 10 aasta jooksul treenides, mitte ühtegi aastat treenimata jätnud. Küll tsüklite pausidega, aga olen iseloomu ja keha väga hästi tundma õppinud, kuidas metabolism on, kuidas ainevahetus on, kui kiiresti regenereerun, kui kiiresti taastun, kui kiiresti toodan kaalu, massi, kui kiiresti langetan. Et need on mulle selged nagu sulaselge vesi. Võttes seal juures arvesse ka stressi, taluvusi, erinevaid piirmäärasid, siis ma arvan, et see praegu lõpetades ei tundugi jutt väga rumal, et teha mingit statistikat või kokkuvõtet või siis eraldiseisvat analüüsi, kuidas kellele meeldib tõlgendada. Aga minu jaoks on oluline just see, et aru saada, kuidas siis professionaalselt sportlik hing siis füsioloogiliselt või mehaaniliselt toimib ja toimima peaks, võiks või saaks. Praegu rohkem täna ei lisagi. Ja mis muidugi veel oluline, vahepeal nagu tunnen, et energia lävendid, et energia justkui peaks olema taastunud ja kuidas energia vahel kaob täielikult ära, tekib jõuetus, mida mul ei ole eriti varem esinenud, siis taaskord tekib küsimus, et millest või kuidas. Aga sellest kõigest kokkuvõtvalt siis, kui olen selle järelduse lõpuks saavutanud